müüt või tegelikkus? Isadel ei ole mingit mõtet tulla kohtusse lapse hooldusõigust küsima, sest õigus antakse alati emale. Kas see vastab tõele? Oh ei, ja selliseid asju ei tasuks kindlasti mitte eeldada. Ühise hooldusõiguse lõpetamisel või ühele vanemale otsustusõiguse andmisel ja üldiselt ikkagi selle teise vanema õigusi piiratakse nii vähe kui võimalik ja mis on ainult lapse huvides. Tülli läinud partnerid tihtipeale ähvardavad üksteist. Ma annan su kohtusse, ma võtan lapsed ära, ma ei luba sul oma lapsi näha. Sellistel hetkel tasuks vanematel korraks mõtiskleda, kas tahavad nemad olla need vanemad, kes hiljem lapse kasvades peavad andma selgitusi, miks laps oma teist vanemat ei näinud. Tasuks ikkagi see katki läinud ego korraks kõrvale panna ja mõelda lapse huvidele. Laps ei ole ju selles olukorras läinud vanematega tülli ja tal on ikkagi õigus oma vanemaid näha. Kohus teeb siin otsuse hooldusõiguse küsimustes, lähtudes lapse huvidest. Ja juhul, kui juhtub tõesti see, et üks vanematest on pöördunud kohtusse, siis ei tasu sellest protsessist kõrvale hoida. Sest ainult sellisel juhul, kui aktiivselt protsessis osaleda, saab kohtunik teha objektiivse otsuse. Oluline ikkagi soov ja tahe oma lapse eest hoolitseda ja temaga suhelda.